No tšau! Tšau! Me oleme tulnud Viimsi diskoparki ja hakkame snappima. Ehk et proovime läbi EDGL-i Rakvere Snack Pro sarja võistlusformaadi. Mängime kõigepealt natuke modifitseeritud versiooniga, et mängime 3 rada diski siin Viimsis ja siis me putime, siis me läheneme ja siis me teeme distantsiviskeid. Võtame teid kaasa ja vaatame, kuidas meil välja tuleb. Et ma kardan, et meil on küll võitja juba selgunud enne, kui me pihta hakkame, aga elu võib olla üllatusi täis. Proovime. Proovime. Ja proov. Jee! Kuigi tavaliselt mängitakse Snapil 5 rada, siis me mängisime 3. Minul jäi 8 viset ja 740 punkti, sinul 6 viset ja 780 punkti. Nüüd me teeme ka putivõistluse ära. Ehk siis me hakkame putima 3, 5, 7, 9 ja 11 meetri pealt. Igalt kauguselt on 2 viset. Need märgitakse punkti tabelisse ja siis vaatame, mis sealt tuleb. Nii, vahetasime rada. Viimsi lähedal Randvere kooli platsil, et teha lähenemised ja drive'id ära. Jah, kõigepealt läheneme. Meil on 2 viset. Distantsid on 50, 40, 30 meetrit ja siis peab saama võimalikult lähedale selle diskikotile, mida te võib-olla väga hästi näe, aga ta on seal. Ja siis selle nagu sihtmärgi ümber on 5-10-15 meetrit ringid ja siis igaüks neist annab vastavalt punkte. No. Tugev tüdruk. Esimene ring oli edukas, kõik saime viia sisse 50 pealt. Oleme siis lähemalt ka. Mis võib olla keerulisem tead? Oh. Nagu ma ütlesin, keerulisem. See on veits parem juba. Oi-oi. Teine ring tehtud. Mul 1 10 sees, 1 5-l, Kristil 2 5-l. Panin jäi näpu külge kinni ja mida lähemalt on, seda mul raskem on. Ma teen ühe puti ja siis Rasmusele teen ühe putteri eest käe, mida ma ei ole kunagi varem teinud ennem Rasmuse trenni. Opti, vastu võeti. Oi. No, tuli ka 1 10 ära ikka. Mis meil distantsi viskamise reeglid on? Mitu viset meil on? Hea küsimus. Lähenemiselt Karlile 280 punkti, mulle 270 punkti, sest et ta pani 40 pealt mööda, ma panin 30 pealt mööda. Mööda? 10 sees olime. Olgu 10 sees. Siis nüüd hakkame distantsiviskeid viskama. Meil on 4 viset ja siit vahelt viskame ja siis... Ükskõik kuidas?
rollerid, kõik asjad on. nii kaugele, kui tahad saada, nii kaugele viskad ja siis läheb tabelisse ja siis vaatame, palju punkte tuleb. See ilmselt on koos puttimisega üks alasid, kus meil tuleb väga suur vahe sisse. No vaatame. Katse 1, Raider, eestkäsi. No, ebaõnnestunud katse, kindlasti. Katse 1, drive, tagantkäsi, hakkasin ka eestkäega viskama automaatselt. Nii, olekski pidanud ainukad panema. Mingi proovis siirdas. No nüüd ei lähe üle. Siiamaani küll rahul ei saa olla. Sapphire. No, Kristi läks juhtima praegu. Haned vaatavad ka pealt seal taga. Midagi, kes panna Breiviga, Kreisiga. Kuna eestkäega siit külmalt liitudes väga ei sära, siis proovin hoopis eestkäe rolleriga, äkki saab Kristist mööda. Aitäh. Tuleb mägi ette ju. Ikka samasse kohta kõik. Nii, distantsvisked ka tehtud. Mina viskasin 103 meetrit backeriga, Karl 125 rolleriga. Väike cheat. Väike cheat. Mina sain kokku 1602 punkti. Mul oli 2080. Tegelikult väga tore võistlusformaat. Snapil pannakse teid natuke võrdsematesse paaridesse ka, ehk siis seal on vanusegrupid, mehed, naised või poisid-tüdrukud eraldi. Et kui discgolf pakub huvi, vahet pole, kas sa oled varem mänginud või ei ole, siis soovitame kindlasti kas ise Snapile nimekirja panna või rääkida õpetajatega, kutsuge kõik sõbrad kaasa ja minge võistelge ja Tulge mängima ja rajal näeme. Tšau!